Tere päevast, fännisektori kuulajad, vaatajad. Seekord meie, Matis ja Germo, ehk siis fännisektor taas teie ees oma juba vist 83. episoodiga. Ja siis vaatame tagasi möödunud nädalale, vaatame natuke ette, räägime sellest, mis on hooaja jooksul meid üllatanud. Ja nii see saade meil täna planeeritud on. Minuga siin on SC Flora teadvustaja Germo Nava. Tere. Ja mina just värskelt Prahast tulnud Matis. Mis tegid Prahas? Ma tahaks öelda, et vaatasin kultuuri ja niimoodi, aga pigem rohkem sükkev nagu linna melu ja oluga tutvumine. Tegelikult käisin väga palju ringi, vaatasin vanalinna ja käisin paaris muuseumis. Soovitan, kes Prahasse lähevad ennem, lugege läbi Paavo Matsini raamat Kongo Tango, suurepärane raamat. Annab siukse hea Praha vaibi enne kui Prahasse lähed. Ja jumalik linn, kui sa leiad ikkagi Raekoja platsil on tavaline baar, mis müüb 4 euro õlut. Kui sa lähed vanalinna, siis saad 1,50 õlut, siis ütleme niimoodi, et Terviseamet seda ei soovita. Peenem kui Tallinn siis? Hind on odav. A linn? Ilusam? Mingis mõttes küll, arhitektuuriliselt ikkagi. Meie vanalinn on muidugi unikaalne. Aga neil on ikkagi kogu seda nii-öelda Habsburgide hiilguse ajal sinna kogu need ehitatud asju väga palju. Et ilus linn. Siis on hästi. Jah, tore küsisid, aitäh. Käisin ka Prahas Strahovi staadionil, mis on siis suur mäe otsas, 39 ehitatud. 250 000 inimesele, 250 000 peatajat. 250 000. Sai seal olla. Oli mõeldud alguses võimlemispidudeks, valmis aastal 39. Ma tean, et 39 hakkas maailm natuke juba muutuma kõvasti. Olid juba 39 ju sakslased Sudeedimaa ja Tšehhimaa siis okupeerinud. Aga võimas suur staadion, laguneb ilusti. Väga lahe see käia. Sees on, põhiosas on siis 8 siis jalgpalliväljakut. Kas oli nii nagu staadioni tuur või? Ei, see oli niisama läksime sinna. Et notid põue ja läksime sinna. Kõnnid mööda äärt, siis igal pool olid mingid jõusaalid, mingi fighterid, laabid, ujulad. Seal kompleksis siseruumis nagu vaatad. Kui mingi vile käib, mingi putt käib, ujul uks on lahti. See oli 8 jalgpalliväljakut, 1 võrguväljakut niimoodi selle suure staadioni sees. Ja kõrval oli siis Praha Sparta staadion, kus mahub ka 30 000. See on meeletu suur kompleks linna üleval. Tuled ilusti alla ja siis hakkad minema pubis süke, kes tahab. Meeldib. Ja saad käia observatooriumis. Väga lahe koht, soovitan kõigile ja Praha Sparta särki ei ostnud ikkagi. Sest Praha Sparta pole see klubi, keda ma Tšehhimaalt toetan. Äkki ühe peal jõuad meile siia eurosarja mängima? No võiks või pigem me jõuame sinna eurosarja mängima. Või niipidi. Võiks see kuskilt välja lükata. Ja, aga mis me siin ikka heietame? Ja ikkagi pull ka vaata lennujaamas ümber istumised vaata. Midagi teha pole, siis natuke võtab paar notti ja siis panime paika. Siis sa olid R-tähega alg 11, kes sa paned mängima nagu vaata. Ja hakkad niimoodi tähestiku tähti võtma. See oli see, aga R-tähega see ründerivi kõige lahedam. Ronaldo, Ronaldinho, Robben. Alla paned veel Redondo ja Rabiot näiteks või? Rabiot mõttes siukses... Ei, vaata, kui sa oled niimoodi, kas sul tuleb meelde nagu? Romario ei mahtunud koosseisu. Vaata, neid kõiki ma olen mängimas näinud, vaata. Aga nii, läheme siis jalgpalli juurde ja mis seal oli siis nädalavahetusel võimas toimus, ma arvan, Inglismaa kõige tähtsam mäng või kõige huvitavam mäng oli kindlasti FA Cupi finaal, kus siis Crystal Palace oli siis teenitult Manchester City. Või kuidas sa kommenteeriksid seda? Ei, mul tõstan käed üles, mul vahet ei ole. Väga hea, et Palace võitis. Oi, minu mõttes on ka üliaga. Ja palju on siis Inglise saadikule Eestis Ross Allanile, kes on siis ka suur Crystal Palace'i fänn. Aga nagu Palace'il oli see tähtis. Kas ta isegi on kommenteerinud mingit Palace'i mängu koos Oti kunagi? Aga selles vaat see ongi, et
Palace'ile tähendas see karikas midagi, City'le oleks see lihtsalt üks rivis olnud nagu vaata. No ma ei tea, kas te Bruyne ikkagi oleks tanud oma viimases. No küll ta Newcastle järgmine aasta ära võtab. Aga... Ei no lihtsalt see finaal tegelikult, aga maasalt. Kohtunikud jälle alla igasuguse arvestuse. No ma ei tea. Henderson mängis karistas sellest ka. On see nii kindel? No oli küll. Ei no see kaamera. No jaa, ärme hakka. Kuidas su käsi läbi läheb nagu? Kuidas su käsi läbi läheb? Siis siit ikkagi sai veel penalti, mis minu jaoks tegelikult penalti ei olnud. See Bernardo on minu meelest veidi sukeldus seal. Aga penalti anti ja Marmus selline ära, et Henderson õiglusvõidud siis. Täielik sangar ühesõnaga. Ja esevärav oli ka ilus ju. Jaa. Ei selles suhtes, et... Ägelt päles võits. Ja mõtleb, neile tähendab see midagi. Ja City'le, siis sa oled võitud Champions League'i, mis see FA karikas? No muidugi, et päles see, aga kas nüüd kadus sellega 8 euro koht Inglismaalt ära just, et see läks nüüd meeskonnale, kes on 12. kohal hoopis. No, tore ju, kuule 16. või 17. saab ka. Saab ka. Nii et selles suhtes, et Inglismaal on nagu nii siuke keeruline. Ei, vinge. Ja, et... Aga Pälesile ma arvan, see teeb järgmise vahe keerulisemaks. Kas FA karika võit viis Euroopa ligasse või konverentsi? Või tuleb veel teha? Euroopasse minu mõelest. Võib-olla jah, aga lihtsalt lõpuks see teebki nagu keeruliseks selle... Mille? Pälesi hooaja järgmisel vahel. Ikkagi kui sa mängid Euroopa sa mängid, sa oled Inglise klubis, sest iga suvi seda 100+ milli kulutada nagu vaata. Et saad seda koosseisu natuke laiendada ja ma arvan, et kõik on hästi. Ei no vinge, igatahes väga tiritud. Ja liigas toimus liigamäng ja meie eelmise nädala pealkirjad õnneks ei täitunud. Arsenal mängis siis Newcastle'iga, haigudes keerutas. Declan Rice ühe korra selle palli nurku. Ei no, meistrite liiga koht olemas. Meistrite liigas poolfinaalis ja aegani. Jah, 0 karikat. Nii. Mõtle rivaal Tottenham. Enamik klubisi saab. Rivaalid Tottenham ja Manchester United saavad ühe karikas. No ja kui jälle ei saa öelda. Kuule, Arsenal võttis ka vahepeal neid FA kopsikud järjest. Nagu, sa ei võrdle FA karikat Euroopa liiga karikaga. Või võrdleda? Suht suva küll. Kui sinu selle mastaabiga klubile Fiorentina või West Ham võtavad Euroopa liiga konverents, see oli suur asi, aga Arsenal tahaks ikkagi esimest Champions League'i. Aga no nüüd Euroopa liiga see on veidi tõusnud, sest et on olemas konverentsi liiga. Pigem see, et sa saad meistrite liigasse. Et selles, et no vaatame. Ma isegi mõtlesin, et ma mõtlesin välja. Ma tahan, et United saaks võidaks. Miks? No sellepärast, et Tottenhami üle hea nalja teha ikka. Kas me räägime nüüd Euroopa liiga finaalis siis? Ei, ma lihtsalt märkusena ütlen, ma ei pea veel rääkima. Jamie Vardy, 500 mäng. Ja kaasasõnav. Värav. Väravist oli kovalt, aga see kuidagi oli ette kirjutatud, et see värav tuleb talle. Et see värav tuleb selles mängus ära, et see numbrite maagia, see peab juhtuma ja see juhtus. Mul sõber Reem nädal juba hakkas rääkima, et huvitav, mis see koefitsient on seal Jamie Vardil. Siis epikus oli just 2, et Vardi lööb värava. Ja näed juhtus, et need peavad juhtuma lihtsalt. Ei, see on jah. Numbri maagia. Mäletan ikka see Lesteri tiitlaagul. Ta on ikka nii pidurdamatud, ta lihtsalt nagu... See kuidas ta üle puusa 25 vajutas sealt Liverpoolile. Ei, see on üle puusa, see oli ta läks ja panen lihtsalt kaugemal, 30. Ja ta oleks üle puusa, palju põrka, kus sa paned. See ei ole üle puusa on ikkagi niimoodi. Aga keda päris hea sellist juhtusid? Aga nagu see oligi, et see enesekindel ründaja nagu vaata, nagu ülisuva vend, ma ei tea, Tupsu ja Red Bulli nagu ja nüüd paneme, see oli 10 mängu järjest lõi värava. Tegi see rekordi ju tegi ära. Uskumatu, ma mäletan, see oli vist üks hooaeg, kus ma seda Premier League Fantasy't mängisin. Ja siis Vardi toitis, nagu mõtlesin peale 2 mängu, et äkki lööb 3. ka, panen sisse, siis toitis. Ei, kõva. See üldse see Lester oli ju Mares, Kante ja seal. Väga lahe oli vaata, et kui Vardi tuli, siis olid vanad meeskonnakaaslased ka seal vaata. Tanni Drinkwater, kes üldse praegu ehitusel töötab. Ja ma ei tea, kas rahadega oleks natukene pahasti või? Võib-olla lihtsalt tahad väljundit vaata. Võib-olla. Elus midagi teha vaata. Aga no metsik, et palju õnne Jamie Vardile, et olen kindel, et legend. Saab pidu pidada. Ei no muidugi legend. Jamie Vardy is having a party. Oi, see kommentaar on ikkagi sügavalt meeles. Ja, aga mis me ikka siis palava pudru ümber tiirleme.
pühapäeva õhtul Itaalias ei taha tiitlit mitte ükski tiim. Ma tahaks, kuna ma ise kommenteerisin Interi mängu, ma Napoli mängu näinud, mis seal nagu juhtus? Kuidas Napoli ära ei surnud seda mängu siis? Ma ei annan Napoli mängu. Asus Interit või? Asus Interi mängu. Lihtsalt ma oleks soolanud, et Napoli võidaks selle mängu. Tead, lõpus seal vist oli siuke moment olnud, et Inter Lazio oli 2-2, siis Conte vist ja terve staadion näitas 2-2 on vaata, et Napoli ei peaks nii palju nüüd suruma, vaata, et võtke rahulikumalt. Siis Conte jooksis ka sinna teise treeni alasse, mõlemad saab punase kaardi. Siis Conte vist näitas kogu aeg rahu, meil nüüd ei ole üldse kiiret vaata. Et kohe kui kiiret see keegi jookseb, ma arvan, see oleks kohe Conte vastu pealt saanud see riietusruumist pärast mängu. Et siis kui Lazio oli 2-2, siis Napoli võttis selle tuurid maha. Pedro, jah. Täitsa lõpp. Vanameister ikka teeb. Ei no see kõige raljekam oli see penalti, vaata, mille Lazio sai, et see Pišek, tal oli käis edasi küll. Siis see pall tuleb ja siis käib see refleks ära, vaata, et sa võtad selle käest korra välja, vaata. Ja see on piisav, no. Uskumata. Siis Marko Arnato vist ka täielik, ma ei tea, ebane sõdur, no. Alguses pallist mööda, siis järgmine olukord paab sulusest ära, et annaki, no. Ja Inzagi sai ka punase. Inzagi ja Baroni sai ka punase, ma ei tea, millest Baroni punase sai. Aga Inzagi, no see mees esises minutis see oli juba täiesti punases omadega. No, tema ikkagi mängis oma endise klubi vastu. Ja kui ma eksin, siis ta mängis ka väga pikalt ise Laasios nagu mängijana. Simone Inzagi, mul on meeles. Ja no Inter ju see aasta ju loputas mõned mängud Laasiot nii karikas kui ka ju liigas. Ja lihtsalt nüüd, kui need on kõige tähtsad mängud, siis mulle meeldis, kus see Marotta ja enne mängu ütles, et meil on kõik kontrolli all, et aga nad jalgpall ei ole nii. Mulle väga meeldis tegelikult vaadata Mkhitarjani. Et vaata, see ongi, et Itaalias rahulikun tempo. Soovib talle väga hästi. Ei no, vanem ta oli ikkagi siuke ääremängija või 10, kui ta Borussias oli ja Šahtaris. Aga nüüd on ta sellise keskelõine, kus mõlema jalaga söödab lihtsalt hästi ümber telje, mees on seljas, ümber telje ja lihtsalt sööt edasi, üli hästi. Ja see, kuidas nad pidevalt ikkagi saatsidki 2 keskvälja mängijat, tavaliselt siis Mkhitarjani ja Barella, saatsid ka paremale, et mehitasid selle ala kõik üle. Vasakul, et Marko oli täitsa üks ja siis pidi panema selle ühe õige diagonaali, millega nad kahjuks väga tihti hakkama ei saada. Ja teile kuidagi need diagonaalid ja mul on just see Žanoglu just, et ta on nii kohe kuldse elaga, et see Interi 2 ära ka Žanoglu jälle superpall sinna taga posti Tamfrisel. Jah, ei, hästi komplekteeritud tiim. Ma mõtlen, kas kui peaks juhtuma see, et viimane voor Napoli kaotab, Inter mängib viiki ja me saame selle play-off finaali, siis millal see mäng toimub? Millal see mäng toimub? Ma arvan, peale vist telga finaali. Juunikuu, aga siis on ka koondused juba ju. See peaks toimuma ikkagi enne. See peaks toimuma juba mingi kolmapäev, kui järgmine liigas on läbi pühapäeval on ju. Champions League on laupäeva õhtul, see peaks on lõpuks keskel võib-olla kolmapäeval. Ma arvan, PSG loodab selle peale. Aga kuidas selle ära teed, sest et Champions League on ju koonduspaus kohe? No ma ei tea. Juulist. No kino, et on tore. Ma oodan, et selline stsenaarium. Inter mängib Komoga ja Lecce'ga mängib Napolist. Kaljariga. Või Kaljariga ja Lazio. Napoli on kodus, Inter on võõrsil. Et praegu oli Inter kodus. Ma ei näe, et nüüd Inter võidaks. Ma ei näe. Ei näe. On äkki Kaljari poisid aitavad. Barella saadab ka sõpradele kirjad, et kuulge. Pluss, vaja oleks. Nüüd on vaja. Klavan saadab ka täna. Toetage mingi näidake mängu. Ei, kõva, täiega kõva. Rooma võitis saatse Milani. Ja Milani euro sellest väljas. Noh, jah. Ei no, lihtsalt see Itaalia. Panime te ikkagi eelmine saadega suureks pettumuseks ja õigustasid ennast. Valideerisid meie valikut. Ma hooaja keskel rääksin sõpradega, kes nüüd ütlesid, et Itaaliga kõige igavam. Täiesti lõpp. Kõige põnevam ju hooaja lõpp. Ja need mängud, vaata, need eile. Ma lihtsalt, avapoole oli siuke mingi määral nühkimine, et väga rahulikult võtti ja ise ka mõtlesin, et come on, nii suur mäng, et aga ongi pinge nii suur, vaata, aga teine poole ikkagi läks andmiseks tänu sellele Pišeki väravale poole lõpus, et pamm ära, jah, vasakuga. Aga ei, äge mäng ja Itaaliga, ma nii loodan, et Napoli kaotab Interi mängib Fiki. Et see oleks lihtsalt see, mis Ei, see oleks vaatamänguliseks asja, jah. Et tuleb play-off finaal, siuksed ma pole varem näikile. Saksamaal. Borussia Dortmund võitis võidu. Ilustab. Ja tõusis meistriga kohale. Frankfurt võitis samal ajal Freiburgi.
ja selle mängu tõttu siis saigi siis Dortmund. Ja, et Frankfurt 3., Dortmund 4., Freiburg 5. Saksamaa saigi läbi nüüd ju. Ja. Et Freiburgist täiega kahju, aga viimases voorus lägeti vaata meistrite liiga kohta. Mis ära teed? Et Freiburgist on kahju, sümpaatne klubi, väike klubi, võrdles ikkagi nagu Frankfurdi ja Borussiaga. Aga just see Sivan postitas selle meil Telegrammi ka, aga see, et ma ei tea, mis ta oli 11 voorene lõppu või 8 voorene lõppu olid 11. Borussia ja lõpetas 4. Comeback. No täielik, et no, aga neil oli seda sisu, sa nägid ju nendes Champions League mängudes ka, et neil on see potentsiaal olemas. Mina pole sellest kunagi kahelnud. Nüüd oli see küsimus, kuidas see nagu toimib ja Kovatšev saadi. No, ei saa üle ega ümber suurest flopist nimega Amsterdami ajaks. No ei saagi. 5 mängu lõpuni, sul on 9 punkti edu. Opta annab su tiiti võitmised tõenäosuseks, kas mingi 9,8 äkki. Ja sa niimoodi paned mööda. Tegelikult juhtub, aga noh, nagu me korra siin kaameraalist rääksime ka, et enne oli see vaja teistmoodi. No jah, et seal oli talvel oli PSV juhtis 8 punktiga, ajaks ja mängu käima, aga no ikkagi see on see joke, see on väga mul on mingi osa minus on, mulle nagu ajaks alati meeldinud ja mul pole midagi vastu, kui ajaks tiitlit võidab. Aga nagu mul oli hea meel, et ajaks kaotas. Sellepärast, et nad teevad neid asju, mida nad ajaks ei peaks tegema. Kui on mingid asjad, mida ajaks ei peaks tegema, siis nagu need on, eelmine aeg nad olid 5. Aga neil on esimene välismaalasest peatreener. Kes on väga äge tegelikult. Neil on, nad mängivad mitte ajakseliku jalgpalli. Ja, see treeneri päevast. Ja neil on Wood Weghorst. Jordan Henderson. Ja, Jordan on õudne. Juk, jah. Ei no, sükke ajaks ei peaks võtma, mäletan, see oli 2000-ndatel, kui oli ka ajaks see sükke kriis, vaata, ma olen sellest saates ka varem rääkinud, otsid seal Miralem Sulemani Heeremelis 16 miljoniga ja mulle tehti mingi täiesti absurdseid asju, mis tulid need presidendi valimised ja siis tuligi kõik see Overmars ja kes on nüüd saanud igast politseiüsistusi. Van der Saar, kogu see punt tuli tagasi, et lähme tagasi oma juurde. Akadeemia, kindel stiil, treenerid ja vola. Mängime ka vaata, mängisid poolfinaalis. Nad olid nii lähedal finaalile. Ja, see oli juba nagu hiljem, aga sa pead nagu reseti tegema. Togi 2 aastat võib-olla läheb halvasti. Me ei võida kõike siin, mis on, aga me jääme kindlaks oma sellele identiteedile, paneme niimoodi edasi, et me oleme ikkagi ajaks, mitte mingi Utrecht. Mul väga meeldib see Brian Brobina. Et kui see mees on vormis, siis see mees mängib nagu kulda. No ta oli ennem ajaks siis, aga siis ta Raiola oli ta agent, siis ta ajaks siis põhimõtteliselt hakkas jonnima rämedalt ja läks Leipzigisse. Raiola, aga all olid ju kõik. No jaa, aga sellepärast mina hea meelega näeks seda kuskil, mine mängi kuskil Milanis. Brentfordis või veel parem mine kuskil Aberdeen'i. Provisugune väga. Mul on ükskõik, kus ta mängib. Ma tahan ajaks siis ikkagi, üks vendi, kes ikkagi jäävad nagu vaata. Aga see Ibrahimovic jäi väga kaoks. No Ibrahimovic oli mingisugune ajakse legend ka. Ei, seda küll. Minu jaoks oli ikkagi mängija, kes oli sükke nagu oli nagu Wesley Snyder ajaks sisse, tuli nagu, võitis, sealt läks elama Riidi, võitis, läks Interisse. No ja siis tööd... Kas Dusan Tadic on suurem legend? Kindlasti mitte. Ei ole. Snyder on oma kaasmaandik kapten. Delikt on suurem legend kui Dusan Tadic. Frankie de Jong on suurem legend kui Dusan Tadic. Sest ta on oma akadeemiast tulnud. Tony Van der Beek, muidugi. No, see on 99,8% juhtudest akadeemiast üles tulek ja pärast... See on väga kõva, aga see, mida tegi Tadic ajaksiga, on ka väga kõva. No, ma ei tea, kas Sagari tugiaine on Flora legend või? Ei, kas Sagari tugiaine tegi see, mida tegi Dusan Tadic nagu? Nagu Eesti tasemel kindlasti. Okei, tugiaine teinud, aga... Igatahes ei ajaks, jah, sa ikkagi tahaks... Ajaks peab tagasi minema oma juurde. Aga tegelikult muidugi loomulikult Hollandi jalgpallil on hea, kui keegi teine ka tiitlit võidab. Ongi PSV Feyenoord seal ju käivad kopsimas. Ja, et vahepeal oli Feyenoord täiesti välja surnud. Aga viimastel aastatel ikkagi nagu... Domineerid.
jah, edu saavutada, et see on tegelikult väga hea Hollandi jalgpallile, kui sul on ikkagi mitu sükest nii-öelda konkureerivad suurt klubi ja ta läheb. Vot, aga Hispaanias. Millest Barca sai karikaga Villarreal kindlustada Champions League'i koha. Barca kodustaadionil omale võiduga. Et see oli suht pull, et seal see Champions League'i või see Barca, kes seda liiga võitu tähistama, aga samal ajal Villarreali venad tähistasid oma Champions League'i. Siis 2 meeskonda lihtsalt tähistavad selle, et seda oli päris pull vaadata. Kui Barca sai kotti ja nii mängu, aga no see oli kiirelt püütud, sest et sa said tõsta karikades. Ja, et järgmine aasta siis Keramikal saab näha taas meistriga õhtuid. Jah, mõtled, nad käisid ju poolfinaalis siin mõni aasta tagasi ära, et... Oi, nad käisid 2006 poolfinaalis. Riquelme. No tuumil täitsa. Marcos. Või oli veerandfinaal siis nüüd? Veerandfinaal minust, pool ei jõudnud. Veerandfinaal äkki siis? Bayerni vastu kukkusid või? Jah, äkki siis veerandfinaal. Veel ikka pool. Väga kaugele jõudsid vahet. Jah, aga ma mäletan 2006 seda ranni, ma mäletan nagu selgemini. Kui see Senna ja need mängisid? Ja, Riquelme, see oli sats. Palju argentiinlasi oli. Aga jah, Hispaanias sai ka sellega siis sotid selgeks. Hein mängis. Mängis, kaotas. Väga hullu. No sai minutid alla, see on peamine. Ja see, et selle usaldus tagasi ennist pärast seda Girona mängu. Vaata, et oligi juba pingile jäänud, vaata, ja siis ma arvasin ka, et Ruubi rohkem teda mängu ei pane, et laseb oma seal meeskonnameestel mängida, aga kuna Hein mängis nii hästi Girona vastu, siis ta oli jäänud muidugi muudele, et ta pani ta nüüd uuesti. Ja oli jälle väga soliidne esitus, tegi väga super tõrje jälle. La Liigale kohe meeldis, pani seal sots meeldis üles, et meie mees peab pinget. Et kus järgmine hooaeg? Me ei tea keegi. Bremen Werder. Või Valencia. Valencia oleks minu ees nii vinge, et kui keegi kuuleb. See on nii suur klubina. Aga see oleks nii kõva, kui ta oleks Valencia. See oleks kõva. Siis ma arvan, et Sviili läheb minema. Stolet Dimitrevski ei ole esiväravaht Valencia-gusel meeskonnale. Aga kas Valencial oleks raha, et endale Heine lubada? Laenule. No ja laenutiimi raske ehitada, aine vaatad. Ja aga mis sa arvad, mis on Heina nagu hinnalipik? Ta ajas selle päris toorelt suureks, ma ütleks. Sõltub kuhu. Premiklubidele, ma arvan, on sükke 15-20. 10-15. Nii, jälle liigale? Ma arvan 5-10. 5 on ikka vähe, ma arvan 10 ikka. Ei, aga liiga klubid ei ole raha lihtsalt. No jaa, aga... Sa ei saa küsida raha kellegi. Oma Sviilis saad mingi 50-60 miljonit. Saad, 30. Nii vähe? Jah. Ta mängis veel see aasta ju Valencias ka. Mängis küll, jah, oli 30. Ta hakkab leping ka läbi saama 27 või? 26 või? Ja siis ongi nüüd läheb. Siis 5. Ei, nagu selles suhtes, nagu, ja sa pead arvestama sellega, et ikkagi Spahni klubid on võlgu ära maksma. Et nagu, see on nagu football manageris, et pool annab see 30% kulutamist sellest, mis see müüdi. Et nii keeruline see on. No jah, Valencia mina näeks oleks väga liiga. Mulle meeldiks Bundesligas. Hein Bundesligas. Hein ja Mets koos. St. Pauli uuses ja rahta. Hein, kui sa läheb Bundesligasse, ma tulen su mängu vaatama. See on lubadus. Ja La Ligasse. Mine Bremen Werderisse. Aga kui La Ligas Valenciasi värad, siis ei lähe mängu vaatama. Mestaial, see on mingi. Mestaial on nii ka, et sa ise mängid kehvast, siis vilistaks sind ka välja. Seal on osa nii hull. No mulle meeldib ikkagi Saksa fännikultuur rohkem. Aga mis me siin ikka jaurame, seletame, lähme siis selle juurde, mida me lubatud teha. Hooaja siis suurimad üllatused. Klubid, mängijad, treenerid, mis iganes. Alustame Inglismaalt ja no Germo alusta, kes on sinu Inglismaa number 1 üllatus? Nottingham Forest ikkagi. Nottingham Forest, mitte Nuno Espirito Santo. Mitte Nuno Espirito Santo. No igatahes nad panid väga vinge hooaja kokku, kuigi see lõpp natukene läinud käest ära, aga see nende meeskond, see chemistry, vaata see, kuidas nad seal riietusruumis, nende õhkkond ja see kõik on väga vinge olnud ja nad on väga head jalgpalli pakkumas see aeg. Nüüd viimane voor tuleb väga põnev Londoni Chelsea vastu, et kuidas see Forest jaoks. Täiega Nottinghami poolt. Või siis nii? Ei, ma ütlen ka, Nottingham väga kiidan ja nende keskkaitsed. Murillo ja see Milinkovic. Et suurepärane duo. Meeskond, kes mängib selget, kiiret sükist jalgpalli, et põhimõtteliselt pane omad langad ja toid jooksma. See loomus on see sel, siis on äärtel on Neko ja Ola Aina
keskel on see Gibbs White ja Langa, et see on ees Chris Wood, et noh, väga tumine meeskond, noh, et no ma ütleks, et tummine, aga selles suhtes nagu, mulle väga meeldib. ei, nagu nad mängisid oma tugevustele väga hästi. Ei ole, et hakkame siin tiki-takap panema. Ei olegi kiirelt. Vaata nagu Lester võitis tiitli. See oli ka, et see üleminekud olid nagu lihtsalt nii kiirelt. Aga mis oli selle meeskonna suuri probleem, et kui nad rohkem palju valdasid, siis nad punkte väga ei võitnud. Jah, aga see ongi, et suurte meeskondadega said hästi hakkama, oma trumpide peale mängisid välja. Oli vastas Lester City, siis... aga no see on alati see oht nii-öelda nagu vaata, et nii-öelda, et see on nagu, noh, mõned suured tiimid on, et sa mängid sellist counter jalgpallit, sa pead nagu võtma ära nagu klassiga lihtsalt nagu vaata. Et nii on. Mina tooksin Inglismaalt. Minu jaoks oli üllatus tegelikult Aston Villa. Et teine hea aeg järjest. Ja... No tegid super tagasi tuleku ikkagi mingil määral. Vahepeal oli seis päris kehva ja see oli tingitud sellest, et mängisid Champions League'i. Aga langiti välja. Ja sealt saadi sisu, pluss veel see jaanuari ülemineku aken oli ka nende jaoks väga õnnestunud. Rashford, Asensio, et... Kontroll nüüd ära. Aga ei, mina leian ka, et Villa tegi, ületas minu ootusi. Sellega, kus nad seal olid. Ja mängijatest, treeneritest välja tuua, ja siis mingis mõttes tegelikult. David Moyes. Slot, Gravenbach ja no Liverpool veidi mind üllatas. Ma olin kindel. Et ta nagu nii hästi läks. Et jah, see võis olla selles, et ülejäänud floppisid rohkem. Et nemad suutsid võrreldes eelmise hooaega taset tõsta, ülejäänud tase pigem langes. Sest millal viimati võideti nii väikese punkti arvuga liigana? Aga ei mäleta. Saas City vaja 6 vooru või 7 vooru enne. Jah, et City vaata lõpuks on ikka tabeli tipus olemas. Vaatamata ajaloogi kohutavama loo jälle, mida kõik 12-aastased poisid mäletavad. Aga FA karika finaali kaotas ikkagi. Oi, Crimea River nagu vaata. Aga 2 aastat järjest kaotud FA karika finaali ei ole kõige varem. Ei ole hullu. Üks aasta Unitedile teine aasta päässid. Sa oled võitnud nii palju liigas ja asju, siis viimasel ajal keegi mäletagi, et FA Cup olemas on. Jah, et selles suhtes, et jah, Gravenbach, Slot, väga kõva. Eriti Gravenbach, kes oli Kloppi all, oli siuke nagu, ei olnud väga siuke usaldusisik, siis Sloti all ideaalne siuke metronoom lihtsalt. See oli need Hollandi mehed tõusid rohkem esile, selgelt. Jah? Slot tuli, et mis aru saada muidugi. Jaa. No rohkem mul isegi poleks Inglismaalt välja. No Eese ka tegelikult Kristelist. Ei, see Meh. Ta oli kehvem aeg kui eelmine aeg. Tõsi. Ta võis F-i karika. Ta võis F-i, Dean Henderson siis. No jaa. Mängid kassis käega palli ja midagi jätta. Jumalik käsi. Õige, inshallah. Ei, vabandus, seda peab Brüne hakkab õppima. Võib-olla tõesti. Aga Hispaanias? Kes üllatas kõige rohkem või? Peti? Minu üks Atleti Bilbao. Bilbao meeskond, kelle viimasele sa nagu juba ootaks seda. 4. kohta. 4. koht on ikkagi enas ületus. Jah, see on see top 3 ja kes see 4 saab, kas Betis, ma ei tea, Villarrealit. Nemad tegutsevad kõige nii-öelda keerulisemal turul. Nad mängisid Euroopa liigas jõudsid välja poolfinaali. Ära ütle, et ise on selle teinud. Loomulikult on ise endale selle teinud. Aga see kitsendab nii palju. Aga lõpuks on see, et nende eesmärk oli võita Euroopa liiga. Jah, oli. Finaal, selline öeldi kohe välja, et eesmärk on mängida finaal San Mamesil ja võita see. Aga nad ei jäänud sinna. Täielik kolaps oli tegelikult see Manchesteri vastu. Oli. Eks see jah, veel nad hiljem ka teine mängi mänginud ja esimene mänginud. Eks tõesti ajada, et... No nad ise ikkagi... Ikkagi hea hooaeg. Sa tuled nagu, võtad Manchesteriga koha Euroopa liiga poolfinaal. Et on palju võimsamaid klubisi, mitte suuremaid, finantsiliselt võimsamaid klubisi, kes neile konkurentsi võib pakkuda, eriti Euroopa liigas on ju vaata. United tõuda või? No vahepeal... Hispaania meeskonda, kes võttis söögi alla, söögi peale Euroopa liigat. Et vahepeal peab ka Unitedil joppama, aga tegelikult nagu Bilbao selles suhtes, et mängijad turul raamatut ei saa, et finantsvõimet, kus päris hea vaata, peavad oma mängid hoidma.
ja hooaja lõpus panid liigas ka tegelikult täitsa korraliku seeriat, viimases 5 olid 4 võitu, 1 viik. Aga mängid? Ma ütleks Heinavälja küll. Mulle väga, ma arvan, väga ei oodata, et ta nii hea, et ta nii palju minuteid saab. Et kokkuvõttes, mis ta nüüd 30 mängu saab mängida Hispaanias. Tõrjed ka sinna 100 ringkonda juba, et väga vinge vaeg. Oleks treeneri välja, Hansi Flick. See tuleb esimene hooaeg. Sa paned niimoodi mängima, et see kõrge liin hakkab niimoodi tööle. Samal ajal on liiga kõige noorem võistkond. Ja noh. Aga see järgmine hooaeg paned samamoodi, jah? Ma ei usu. Aga noh, selleks taset on nii raske hoida. Sa paned 4, kas ikka ennast kinni. Samamoodi tegi Real Madrid eelmine aasta. Ei no, kuule vaata. Las teeb Rafinha selle pika suvepuhkuse ja tuleb Kuuba Libred ja... No vaata, mis saab, et noh, ta on üllatus, et Barca nii hästi mängis kokkuvõttes. Aga lihtsalt, noh, Barcelona meeskond, et sa kokkuvõttes ootad kõik üks asju nagu. Kui jah, seda pole ju viimased 10 aastat juhtunud, mida nad praegu näitasid meile, et nad olid väga lähedal selle Champions'i võidule kokku. Ja, et seal tuleb tegelikult Ekot kiita, kes on seda meeskonda ehitanud ja tegi Flick on andnud ka nagu meestile võimaluse. Et kui Palde oli katki, siis ta ei hakanud sinna mängitama Rauhot või kedagi teist, või pani nagu see oli Martini, kes oligi mängid 2 tagasi oli Hispaania 3. liigas. Ma olin väga šokeeritud, kui Xavi kinka sai. Ma mõtlesin, see on väga vale kõik Bartsalt, aga no näed. Rusikas silma aukko, mida oli Hansi Flick siin. Aga see ongi Saksa treener päev Hispaania veel mängima. No, jah. Julian Alvarez tahaks kiita. Tegelikult tegi väga hea hooaja. Ja, tema esimene hooaeg ju. Et Atleticul on siuke ründejõud olnud paigas. Aga Pape võidab Pichichi ju. No jaa, aga sellega sa võid, ma arvan, et hommikus äkki või kellelegi viia. Ei näe, aga siis tal on veel võimalik võida see Golden Boot ka veel. Ei no, palju õnne, aga mitu tiitlit? Ei, 2. UEFA superkarikas ja Continental. On neid 2 tiitlit, mis loevad. Meistrite liiga ja liiga. Kariks ei loegi? Ei. Okay. Ei loe. Et selles suhtes ikkagi... No, eks see polnud nagu võib-olla täitsa Pape. Ei, siis Pape vaatame, sest nagu maha solgiti alguses. Ei no, sina solkisid, sina oled ajakirja. Ma ei ole ainuke. Sina oled ajakirja, sina solkisid. Ma ei ole ainuke. Mina ütlesin, anname aegadel kohaneda. Aga point on selles, et tegelikult tema ja Vinicius tuua kordagi ei saavutanud. Noh, ei ole ikkagi nagu... Meil klassikul oli päris hea. Nagu ütleme nii, et Benzema Vinicius oli parem. Ei no lihtsalt Realil on ju mujal probleemi. Sa ei saa sulistada Vini ja Pape. Ära hakka mulle ajama seda kuradi iba, ma ei jaksa kuulata. Ei no kuule, meil oli 3 tükki Bartsale. See asi on kuskil mujal ju, see on kaitses. Tuligi juba Huissen tuli, toodi Trent, tuleb seal veel keskelele keegi, nii et küll järgmine aeg asi läheb paremaks. Ja jätkavad Vini ja Pape. Kui need vennad ei suuda kokku mängida, tagasi töötada. Siis 3 tükki Bartsale. Nii. Kuradi siis jookseb kuradi see pallasega kokku, laseb kuradi jooksu, tuleb kuradi 3-2. Ja siis Lukas Vaskes kaotab palli ära. See oli muidugi. Me räägime teisest olukorrast. Ei, aga see on kokkuvutis. Saad sa aru üldse, mis jalgpall on või? Saad paskad. Usku. Meil on 3 tükki. Pape lööb kübara, Vini annab 2 assisti. Sa hakkad neid süüdistama kaotuses. Sa räägid ühest mängust, ma räägin fucking hooajast. Nii, aga sooga paskad kokkuvõttes. Jaa, Realis. Kaks on süüdi. Nad ei hakka kordagi tuona ei toimunud. Mitu mängu nad ära otsustasid tuona? Ma arvan rohkem kui 5 või 10 või? Välja teed või? 100% ju. Vaata seda individuaalset meisterlikkust 2 mängijal. Kus sul mängib kaitses 5 mees. Kui need 2 venda ei pressi, ei tööta meeskonna heaks. Töötavad. Ei tööta. Ja küll need töötavad. Vaata, kuradi klassikul oli ka 4 venda ja ette seisma, kuradi. Kontra tuleb. 3 tükki. Et siis võid eest seista. Ega nad ei seisnud. Seisid? Ei seisnud. Ei seisnud. See ei olnud nagu PSG-s, kui Messi, Neymar, Pape mängisid. Ma ei ole elu sees nõus sellega. Need 2 ei tööta lihtsalt. Ei tööta. Kuradi mõlemad on samades tsoonides, tahavad sama asju teha, samadel kohtad minna, see ei tööta. Siis mängisid Barca vastu? Barca mängisid kõrge liiniga. 3 tükki. Ja palju Barca oli 5? 4. Aga kas nemad on kaitsjad? See, kui Lukas Vaskes kaotab palli ära, kui Asensio lööb pallist mööda, kui Tšameni mängib keskkaitses, sul on vasakus Fran Garcia, nad ei ole ju põhimehed. Järgmisel hooajal mitte kumbki võib-olla ei ole põhikoosseisust neist. Ma arvan, et Viniciusele.
Lihtsalt see, mina just selles Vini ja Vapeed selle hooaja põrumises. Ei, ma põrumises just mõtlesin, et nad kaks ei toimi nii, nagu nad oleksid võid toimida. Aga me pole neile võimalust andnudki suurepärase koostusega mängida. Oleks see Militao, oleks Rüdiger terve hooaegond, Militao, Carvajal. Sa võtsid nagu Vassiljevile panna ka, aga kui need mehed on kogu aeg samades kohtades, tahavad samades kohtades palli. Ja sa peadki andma, Ronaldo mängis ka oma karjääri alguses vasakul, üldse paremal tegelikult, siis tuli vasakule, mängis tipus, sa pead andma kõigile aega lihtsalt. See oli esimene hooaeg neil koos alles. Sina räägid, ma ei tea millest, mina räägin sellest, et küsivad ühes kohas palli. Mõlemad tahavad olla vasakul. Ideaalis küll. Nii. Keskel mõlemad lükatakse jõuga ära. Nii. No Vapee on keskel väga hästi hakkama saanud minu meelest. Väga hästi, küsib, mis sa tahad. Sa oled löönud 30 väravat, mis sa tahad? Mida sa tahad? 50 saada? Sa võid 30 väravat lüüa, aga kui tiim ei toimi. Tiim ei toimi, kuna kaitset ei ole. Ründesuunalised lahendused on ainult individuaalne meisterlikkus. Ja sest sa paned neid pikka palli, sest keskaljat ei tule neid sööte neile. Keskalli peab andma neile neid läbi sööte. Realil ei ole keskaljat. Enamus tiimis mängivad Reali vastu blokki. Ehk siis kus sa seda läbi sööte annad väravahile kätte või? Ei no vaata neid, Real mängib käib pikkade pallide peale. Reali trump on see hooaeg olnud pikk pall ja jookseme. Ja paneme liivi taha ujama. Aga ma ütlen, individuaalse meistelikkuse pealt süsteemsed lahendused puuduvad. See süsteemne viga, et sul kaks venda tahavad mõlemad siin palli ühes soonis tegutseda. Sa saad panna nii mängima, et üks vasakul, üks on veidi paremad. No me ei tea, kuidas nad hakkavad järgmine aeg mängima isegi. Kas nad hakkavad kaheründaga mängima? No, nad on mänginud ju, et Xabi Alonso mänginud 3-4, 2-1 või nii. Et siis nagu, ma hetkel ükskõik kuidas vaadata, ma näen, et Real Madrid vajab number 9. Olgu see Promise David, olgu see ideaalvara siis Alexander Isak. On vaja siukest suurt ründajat. Alexander Isak, aga... Ma ei too elu sees sinna suurt ründajat. No, ma arvan. Vaatame, mis Xabi Alonso teeb. Suuremat. Seal kedagi vaja maha viia. No, Rodrigo läheb. Ei pruugi. Arvad? Carvalho on isegi krüptilise sõnumi, et kuidas sa kirjastad? Et kõik need aastad Real Madridis on väga head ja toredad olnud ja midagi siukest. Aga vaatame, mis saab. No nii, saime selgeks vaieldud, tõtt ei selgunud. Järgmine aasta selgub. Arvad? Loodan. Saksamaal. Üllatus või? Jah. No Kovac treenerina kindlasti. Bayern on suur üllatus. Ei tegelikult. Kovac just nimelt treener, et ikkagi tuli tõstis selle tiimi ikkagi 4. Freiburg kokku võttes kogu hooaja, et oldi ikkagi meistriliiga mängus lõpuni sees. Ka Mainz tegi väga hea hooaja, minu mälu järgi. Aga mängijatest, Harry Kane esimene tiitel, äkki peaks välja tooma? Ei pea. Ei pea. Miks ta nii hea? Sa ütlesid ise, et Bayerniga liiga võitmine on saama, mis ma ei tea. Jah. Hommikul tavaline pudruseg. Aga nii ongi. Aga vaata, Keini jaoks on see esimene. Ei, Keini ei ole muidugi. Audi kapp on. Audi kapp. See võeti ka Saksamaal vist. Aga selles suhtes Freiburg, Kovac, Dortmund üleüldiselt, ma ei tooks Dortmund üleüldiselt meistri kohtud, mida neid alati oodata. Ma tooks Frankfurdi ka ära tõeli niimoodi. OSA pool oli Marmouche, kes seal tegi tegusi. Teine, ta läks minema, aga ikkagi Frankfurt suutis oma seda taset säilitada. Enam lõpuni välja. Aga eks me siin hooaja varasemas faasis rääkisime sellest, et tegelikult on kujunenud meie jaoks vähemalt Saksamaal siuke nagu viisik, kus on siis nagu Bayern, kes on siuke valitseja, siis on siuke nagu Dortmund, Leverkusen, Leipzig, et me ootame, et nad äkki suudavad teha mingi ataki. Ja siis on nagu Frankfurt, kes trügib nagu selle Leverkuseni, Dortmundi ja Leipzigi mängumaale. Frankfurt on minu meelest selgelt kehtestanud ennast nagu teatud taseme klubina, kes nagu ütleme nagu alla siukse 6. koha oleks nende puhul ikka väga suur pettumus. Järgmise roha St. Pauli. Aga St. Pauli hooaeg oli ka täitsa okei. Ma ei ütleks, et oli nagu uue üllatus. Seda on raske kommenteerida. Ja lihtsalt teame, et ta püsima, et samamoodi kui heina välja tõid, siis nagu mets ikkagi.
10 mängu tegelikult nii kaua, kui ta terve oli, nii kaua ta mängis nagu. Et selles suhtes ikkagi müts maha mees. Ma loodan, et järgmine aeg õnnestub. Ja Itaalias, kes on üllatajad, kes mitte. Sa tead ju, mis meeskond on vaja välja tuua. Ei öelda, kuidas on, aga minu jaoks nagu ei ole üllatus. Ei need tabeli liidrid voor enne mängu. Ta peab viimase vooru ära vaatama. Napoli. Minu jaoks võib-olla vaata, kes seal mängib. Philip Billing, Billy Gilmore, Scott McTominay. Inglismaa meeskondades nad olid ju lükata tõmmata mehed. Ja Itaalias mehed on liidrid. No võib-olla... Philip Billing, ma ei tea. See on hea scouting olnud. Ei, aga mina ütleks Rooma. Rooma on minu jaoks positiivne. Muidugi Ranieri, kui võttis üle ju, siis hakkas... Täitsa tuhast nagu on ja, ja ma ei arvan ka, et Rooma tegelikult sinna mingi top 4 lähedusse tegelikult jõuab väga. Aga mingid põhjad. Nad on minu arust ikkagi, ma arvasin, et Mourinho laastamistöö on ikkagi sügavam olnud. Atalanta oli ka aprillikuuni. Ja, Atalanta. Aga sümpatiseeris. Enam sümpatiseeriks, aga lihtsalt läks. Ja minu jaoks Fiorentina tegi ka nagu väga hea hooaja, et mind üllatus tegelikult. Aga neil oli kuni hooaja sinna lõpufaasini. Lõpp läks natukene käest ära. Ei, läkski käest ära, aga nagu nende mängupilt oli minu meelest ebaitaallaslik. Et see on siuke nagu rohkem siuke nagu la liigalik jalgpall kui nagu itaallaslik jalgpall. Et ma paneks nüüd juba selle pärast süksele pluss poolele. Ja mind see üllatus. Mingi mängija? Scott Maxidan? Moiskiin. No Moiskiin muidugi. No muidugi Maxidan. Retegi. No Retegi teist hooaega pärast. No vist, jaa, no tõsi, aga... Eelmine aeg ta mulle niimoodi meelde jäänud. Ja Interist Jan Sommer, no. Ja. Ma just hakkasin mõtlema, et kui peaks valima, et kui järgmine nädal teeme hooaja sümboolsed koosseisud, et... Kas Sommer või Donnarumma? Et ma valiks kindlalt Jan Sommeri, aga kui mõtle kogu Euroopa kokku, et siis see ei ole ju Sommer versus Donnarumma, aga nagu kui mulle valita Sommer või Donnarumma, ma võtaks iga kell Jan Sommeri. Ja, ta Donnarumma. Päris ka? Jah. Tumbkaitset mängima või? Ma Donnarumma. Ei tea. Sa lihtsalt tahad sellega märku anda, et PSG võidab Champions League. Ei, ma pole seda öelnud. Aga jah, kui Itaaliast rääkida, siis Retegi, Ademola Lukman kindlasti. Ja, kui ta on terve, ta on väga hea. Aga ta ei olnud nagu üllatus sükke. Võib-olla jah, see Moiskiin läks niimoodi. Üllatus eelmisel hooajal meid Euroopa finaaliga. Et Moiskiin niimoodi särama läks. Et see oli üllatus. Jah, sest tal on juba mitu hooaega metsa läinud järjest vaata. Et suutis need üllatada oma piire. Jah, et kui ma oleks oma Mount Epicut ehitanud, siis ma ei oleks pannud sinna, et Moiskiin läheb üle 10 värava. Rääkides Mount Epicust, meil ju Eurovisiooni panused läksid päris kenasti. Oli, mis ma ütlesin? Top 6. Mis ütlesid, Eesti ja Rootsi lähevad edasi? Mis ma ütlesin? Eesti ja Rootsi lähevad edasi finaali. Mis ütles Rootsi jäi? Rootsi jäi 4. kokkuvõttes. Eesti oli 3. Aga Rootsi oli suur favoriit. Ma vaatan, see ongi, et lõunas ei saada selle saunasest aru. Seal on see poliitika lõpuks Iisraeliga. Mina näiteks Eurovisiooni finaali ei vaadanud. Tšehhimaalist ei näidata küll asja. Näidata küll, aga poolfinaalis kahjuks olin sunnitud vaatama. Esimest siis, kui Eesti oli. Ja. Tuletas mulle jälle meelde, miks sükksele asjale mitte aega kulutada. Finaal ikka oli. Finaal. 4 tundi. 4 tundi oma elus, mida sa tagasi ei 4 tundi vaatad ja kuulad Marko Reikop. See on aasta sündmus. Ei no, oleks rahva omakaitse teeks seda. Ma kuulaks. Aga Marko Reikop, noh. Kunagi oli Uuri ja Kivirek. Jaa, mõtlengi. See oli. Jaa, siis ma kuulaks. Ega ma just nägin kuskil mingid neid highlightsi, kus nad on vanasemad tegid 2008 omal. See läks veits üle käte. Praegusel ajal niimoodi ei luvataks, ma arvan, teha. Ma soovitangi siis konkureerivad saadet. Kuulake rahva omakaitset teisipäeva võtate. Eelmine saade oli ka väga hea, et nad ikkagi läks, et kui nemad Eurovisiooni kommenteeriks, blokeeriks kõik ruumid ära, jooksend täis ja siis kommenteeriks. Aga jah, Mount Epic ikka veel toimub. Saad siis võitvate panustega ennast üles ehitada, kuni saad siis võidusumma kätte. Eurovisioonil siis oleks pidanud kuulama. Rootsi ja Eesti pakkumisega oleks kindlasti mitu levelit üles ennast siis saanud ehitada.
Jah. Nii nagu ka Napoli tiitlivõiduga. Jaa. Aga jah, nii on. Aga liigumist Euroopa Liiga juurde toimub finaal siis Sammo Meesi staadionil. Euroopa Liigaks on ka Epic Betil eripakkumine. Mine vaata seda Epic Beti siis lehed järgi. Ja saate ennustusi teha ja midagi ikka muud, et tõotab tulla panev. Ja kas mäng tõotab tulla panev? Spurs ja United. Ja sellepärast, et vaatamata sellele, kumb võidab, siis üks pool pettub, mis on kindlasti tore. Aga ma mõtlesin välja, et ma tahan pigem näha Manchester Unitedit meistrit. Nii, aga miks siis korraldus? Sellepärast, et Spurs ei saaks mingi päris tiitlit. Nagu pool päris tiitlit. Ja selleks, et siis... Aga Postecoglou ütles, et iga teisel alal võidab ka. Ma tean, aga ja siis selleks, et United näeks, kui kaugel päris Euroopa mingi tase on, kus ma näen, kus mingi Praha Spartad need kotivad mingi Old Traffordil. Lähevad 3-0 ette, Praha Spart tuleb välja 5-3, poisid. Ma usurides see on küsimus, mida mul kõige rohkem küsitud viimase 2 nädala jooksul. Et isegi mitte Champions League'i finaali kohta, vaid isegi rohkem Euroopa Liiga viimase nädala siis. Ja kui ma peaks pärast ennustama, kes võidab, ma arvan, et Manchester United võidab. Miks? Liigas on kohutavad. Tottenham ka ju. Ja, ei saagi. See on nagu vaatad 2-3 käpaga kohe puremustest. Lihtsalt ma näen seda Ruben Amarimis nagu seda sisu ikkagi, et ta võiks olla. Aga ange see näe? Ei, seda ma ka ei saa öelda, sest et siis kui Hans tuli või eelmine hooaeg, see oli väga äge kõik. See on tõesti värskend. Aga see mängustiilide poolest mulle tundub, et Amorim sobib rohkem nagu finaalide jaoks. Võib-olla. On ju kuidagi play-offi jaoks, kuigi Spurs on ka nüüd jõudnud kõrgele välja. See Amorimi, see tema teekond, kuidas ta treeneriks sai ju ja kus kõik algus sai just Jose Mourinho käe all, vaata. Et ta ei saanud litsentsi igal pool ja siis ta pidi kogu aeg trahve maksma ja kus ta treeni. Siis ta oli üks abitreener, kuigi tegelikult oli peatreener. Äge teekond ja ma Amorimile mingil määral hoian pealt, et saab väga äge olema. Ma ütlen, et mulle United ei meeldi, ei ole mu lemmikklubi. Aga ma arvan, et United võidab. Jah, ja tore oleks ikkagi, vaata, kui sa oled ikkagi kogu aega mingi Casemirot või kedagi sõimatud, siis ikkagi ma soovin, et vanameistel oleks hästi ikkagi nagu vaata. Ja ongi, et mingi need kriitikud, kes mingi rääksid, Jamie Carragher ütles Casemirole, et kui sul on aeg lõpetada. Puhake jalga, meil on 5 Champions League'i ja see, kuidas ta nüüd seal Bilbao't sõtkus, ma ei tea. Tihti unustame ära, kui tasemel mängija Casemiro tegelikult oli. Jah, Prime on möödas, aga ta on jätkuvalt väga kõva mees. Sa mängid Unitedis loomulikult seal parim platsil. Ja tegelikult ikkagi vastiks seda öelda, aga tegelikult on ka Bruno Fernandes. Unitedi oluline mängija nagu vaata. No võid ta mängija nende jaoks. Aga ma ise arvan ka, et see ma tegelikult ei ole nagu kellegi poolt, aga ma kuidagi, kui ma peas nagu seda mõtlen, siis ma näen nagu rohkem kohti, kus Tottenhami kitkuda kui Unitedit. Ma tead, et samal päeval on veel üks väga äge mäng, mida mina kommenteerin. Mis mäng? League 1 play-off. Kes seal on? Ma ei tea veel. Seal oli, ma vaatasin, kui Kamp ja Dunkirk olid seal nagu. Ma ei ole veel kursi viinud. Okay. Aga Konalise liiga finaal, kes võidab? No siin ma ei teagi, Kui ma teeks oma Epic Share'i, sa pannaks Real Betisi peale. Anthony ja meil mainimata Hispaaniast, aga kindlasti ka La Ligas on tohutu komeet. Ja mis oleks parem, kui nüüd hakkaks Londoni klubi kollitama? See oleks väga vinge tegelikult. Et ma jagan oma panust, et Anthony saab resultatiivsuspunkti, tuleb välja mõelda, kes söötu ära. Kõige võib-olla oleks isegi söödu. Paneksid nii, et trofee võiti ja Anthony skoorib järgmine söödu. Jah. See on päris hea. Sest Anthony on nagu... Ja see Betis nagu... Oleks lahe ka, kui Betis tiitli. Isko lööb ja Anthony sööda. Oi, issand. Vastupidi. See Villa ei maga enam kunagi. See ei jää väga kunagi. Elavad roavalges võimus. Linn, mis on nii 50-50 oma selle... Ja et ikkagi järg unustas, et kui Real Betis on sekundas, siis alati nende staadionid on ikka täismahus välja müüdud. Real Betis ma nii kahju, kui ma olin see viis, et ma ei jõudnud nende staadionituuril, et läksime sinna fännipoodi ja siis oli, et me sulgesime staadioni 5 minutit tagasi. No aga nendega saab alati rääkida, et teeme 5 minutit veel. Aga ma arvan, sellise positiivse noodiga lõpetame.
Kuulake meie podcast'e, jagage tribüüni, te ootate kõige enam, kui te subscribe'ite meid ja jagate meie sisu kuskile laiali. Kindlasti toetage ka tribüüni joostes mõned kohvid ja olge mõnusad. Näeme siis juba järgmine nädal fännisektori hooaja viimases saates. Tšau! Tšau!